Paul, sa oled olnud Radiospace juht selle asutamisest peale 2 aastat tagasi. Kuidas see 2 aastat sellises keerulises kosmoseäris olnud on? Väga keerukas olnud, aga samas on hakanud järjest paremini minema, et võtab tohutult aega sellise turule sisse söömine. Mis need kõige suuremad väljakutsed olnud on? On see tööjõu leidmine või on see pigem klientide leidmine või? Kindlasti suurimaks väljakutseks on klientide leidmine. Peamised kliendid on ka siis Lääne-Euroopast või USA-st, aga igal pool on ikkagi mingid barjäärid ja piirid ees, millest tuleb vaikselt üle saada. Kosmosetehnoloogia turg on alles kasvamas ja erakosmosetööstus on alles tekkimas. Siiani on geotagastuspõhimõttel just projekte finantseeritud, ehk siis kui Saksa riik finantseerib Saksa projekti, satelliidehitust, siis kõik peab tulema ka Saksamaalt tegelikult, et kõik allanke tootmised, kõik komponendid. Nüüd, kui on aga eraettevõtted, kes ehitavad satelliite, siis nende jaoks ei oma see enam suurt tähtsust, et mida nemad ootavad, on just kiiret tarneaega ja mõistliku hinnaga tootmist. Ehk siis siin on Eesti ettevõttel kindlasti väga palju võimalust ka Lääne-Euroopa ettevõtetega konkureerida. Kuidas on lood ettevõttele kvaliteetse tööjõu ekspertide leidmise võimalustega? Eestist just kosmosealaseid eksperte leida on väga vähe, küll aga kosmose puhul tuleb arvestada sellega, et kõik ei peagi olema kosmoseeksperdid. Niinimetatud süsteemiinsener peab olema see, kes tunneb siis kosmoseaparatuuri eripära ja mis asi on kosmosetehnoloogia arendamine. Ja neid erialasi õpetatakse just ka siis Saksamaa või Prantsusmaa ülikoolides. Aga iga muu ala spetsialist on tegelikult palju parem enda alal, et näiteks kui tahta head mehaanik-inseneri, siis ta ei pea olema lõpetanud kosmosetehnoloogia eriala, et ta peaks olema just näiteks kas või TTÜ-s masineehituse lõpetanud ja ta teabki masineehitusest kõike, ta peab õppima natukene juurde, et teadma, et mis on need kosmosenõuded ja sealt oskab ta juba väga hästi edasi. Milliseid tegevusi eeldab tegelikult kliendi saamine sellises valdkonnas? Esimene eeldus on kindlasti see, et mingi kogemus peab olema kosmosealane just. Ja see kosmosealane kogemus saada on küllalt raske. Eesti ettevõttel on kindlasti kõige otstarbekam kas siis ESPI või Tallinna Tehnikaülikooli satelliidiprojektiga olla seotud. Teine oluline samm oleks seda välja näidata, et tuleb käia kogu aeg konverentsidel, rääkida inimestega, saavutada usaldusväärsus. Millised tähelepanekuid sa kosmoseturu suhtes oled viimase 2 aasta jooksul teinud? Ja kui me 2 aastat tagasi alustasime ettevõttega, siis me tõesti arvasime, et Euroopas on palju rohkem tööd tegelikult ja turg kasvab kiiremini. Teine oluline trend, mis on siis olnud, on just, et erakosmosetööstus on peamist kanda kinnitanud USA-s ja seda tänu riskikapitali suure olemusolule. Kuidas sa näed, kuhu liigub erakosmosetööstus järgmiste mõne aasta jooksul? Näha on, et erakosmosetööstus võtab klassikalise kosmosetööstuse rolli väga valjusti üle, et nüüdseks on hakanud isegi riigid juba erakosmosetööstuse puhul rohkem vaatama neid teenuseid kasutama. On sul mõni hea soovitus, kuidas kosmose valdkonnas paremini läbi lüüa? Kõigepealt tuleks just osaledagi CubeSati projektides või ülikooli projektides, kus saab esimesed teadmised, mida tähendab selline satelliidi ehitamine kosmosetehnoloogia üldisemalt ja mitte nii väga pöörata tähelepanu võib-olla finantsi poolele, et kuidas on võimalik palju raha esialgu teenida, et küll see tuleb ajapikku. Jõudu ja jaksu, Paul, sulle ja Radiospace'ile kosmosemaastikul! Aitäh!